Ameerika Ühendriikide sõjavägi korraldas juba 9. järjestikust ööd rünnakuid Iraani vastu. Viimane rünnakute laine toimus ajal, kui president Donald Trump naasis Washingtoni pärast FIFA maailmameistrivõistluste finaali külastamist. Me lõime neid täna öösel taas väga kõvasti ja tegime seda tõenäoliselt 3 auks. See on tõenäoliselt 3, mitte 2. Suured patrioodid! Trump viitas piirkonnas kasvavale Ameerika sõjaväelaste hukkunute arvule. CENTCOM teatas, et on leidnud tuvastamata jäänuseid USA sõduri otsingute käigus, kes jäi kadunuks pärast Iraani ballistilist raketirünnakut Jordaanias reedel, kus hukkus veel 2 Ameerika sõdurit. Sõjavägi kinnitas ka, et USA sõjaväelane hukkus laupäeval Põhja-Iraagis kontrollitud plahvatuse käigus, kui hävitati allatulistatud Iraani drooni jäänuseid. USA keskväejuhatus teatas, et nende viimased rünnakud olid suunatud Iraani lõunaranniku sõjalistele objektidele, eesmärgiga veelgi vähendada Teherani võimet ohustada laevandust Hormuzi väinas. Iraani meedia teatas samuti rünnakutest riigi sügavamates piirkondades, sealhulgas loode osas asuvas Tabrizi linnas. Iraani revolutsiooni kaardivägi vastas, sihtides Bahreini ja Kuveiti. USA välisminister Marco Rubio ütles, et Iraani juhtkond on kulutanud oma ressursid relvastatud rühmituste rahastamisele kogu piirkonnas, selle asemel, et investeerida omaenda rahvasse. Ja üks põhjusi, miks Iraan on kokku varisemas, on see, et tegemist on rikka riigiga. Iraan on rikas riik. Üks põhjusi, miks Iraan on kokku varisemas, on see, et iga sent, mille see režiim saab, olgu see siis sanktsioonide leevendamise või nafta müügist saadud tulu, investeeritakse Hezbollahsse. Nad investeerivad Hamasse. Nad kulutavad miljardeid dollareid, et toetada Iraagi relvarühmitusi, Hezbollahad ja Hamassi. Nad ei tee seda, nad peaksid kulutama miljardeid dollareid Iraani rahva toetamiseks. Vaatamata jätkuvatele sõjalistele kokkupõrgetele ütleb Iraan, et kaudsed diplomaatilised kontaktid Ameerika Ühendriikidega piirkondlike vahendajate kaudu jätkuvad endiselt. Viimastel päevadel on diplomaatiline aparaat jäänud aktiivseks ning oleme saanud mõningaid ettepanekuid vahendajatelt. Minuga stuudios on nüüd I24 News Englishi Lähis-Ida vanemkorrespondent Ariel Oseran. Ariel, kas saad meid viimase tunni jooksul toimunuga kurssi viia? Sireenid kõlavad taas Bahreinis juba mitmendat korda täna. Mis toimub praegu Pärsia lahe piirkonnas? Jah, me räägime juba 6. sireenist, 6. korrast, kui Bahreinis on viimase 24 tunni jooksul sireenid kõlanud. See viimane punase häire sireenid aktiveeriti viimase poole tunni jooksul, mis näitab, et Bahrein on jätkuvalt üks Iraani rünnakute sihtmärke viimastel tundidel. Samal ajal saame ka Iraanis teateid plahvatustest nii lõunaosas Shirazi linnas kui ka viimastel minutitel rannikulinnas Shirikis. See oleks kooskõlas USA hiljutise sihtimisega Iraani sõjalistele võimetele Hormuzi väina ääres, püüdes vähendada nende võimet ohustada ja ähvardada kaubalaevade turvalist läbipääsu selle strateegilise veetee kaudu. Vähemalt viimase 24 tunni jooksul nägime seda. Iraan sihtis veel 2 laeva. Nii et Iraani väed ei sihi mitte ainult kaubalaevu, mis oligi USA rünnakute algne põhjus, vaid jätkavad ka Pärsia lahe Araabia riikide sihtimist. Viimaseks neist Bahrein. Ariel, pöördume sinu poole kogu saate jooksul tagasi. Aitäh sulle selle eest. Samas, kui näeme selle olukorra eskaleerumist, on USA kaitseministeerium nimetanud 2 USA sõdurit, kes hukkusid Iraani rünnakutes Jordaanias. 25-aastane leitnant Tyler James Freehan Hawaiilt ja 19-aastane reamees Isabella Gonzalez Texasest. Need on esimesed ameeriklastest ohvrid Iraani rünnakutest alates märtsist. Kokku on nüüd alates konflikti algusest veebruari lõpus hukkunud 17 Ameerika sõjaväelast ja üle 420 on saanud haavata, teatab CENTCOM. Et teemat edasi arutada, on meiega liitunud Joel Rubin, endine asevälisministri abi ja uue raamatu Demokraatliku välispoliitika päästmine autor. Joel, aitäh, et oled täna meiega I24 News Englishis. Mind huvitab, mis saab edasi iga ameeriklase surmaga? Kuidas see mõjutab kokkuleppe võimalusi? Kas president Trumpil on raskem mingisugustki relvarahu iraanlastega vastu võtta ilma nähtava järeleandmiseta, mida režiim seni pole nõus tegema? Ja Nicole, tore on sinuga koos olla ja aitäh, et mainisid nende langenute nimesid.
See on ameeriklaste jaoks tõsine hetk näha meie sõjaväelasi Lähis-Ida konfliktis langemas, mida praegu ausalt öeldes provotseerivad iraanlased. Ja ma arvan, et peame olema väga selged, kui räägime diplomaatias toimuvast ja sellest, mis edasi saab. Iraan sai põhimõtteliselt kõik ja rohkemgi veel, mida nad oleksid võinud soovida selles vastastikuse mõistmise memorandumis, mille asepresident Vance läbi rääkis. Nad see tohutul hungal majanduslikke kasulubadusi ja mitmesuguseid investeeringuid Iraani, mis olid selles memorandumis välja toodud. Ja siis nad ei täitnud seda. Ja seega arvan ma, et president Trumpi jaoks seisneb praegune väljakutse selles, et kuigi ta pöördub tagasi sõjaliste meetmete juurde, et sundida Iraani täitma kokkulepet, saab ta väga hästi aru, et neil pole mingit soovi seda teha. See tõstabki kulusid, nagu surmad näitavad, ja ameeriklased on sellise konflikti pärast närvis. Aga praegu ei paista iraanlased olevat üldse valmis seda täitma. Ja seepärast olemegi tagasi sõjalises faasis. Palju sellest keerleb kõik Hormuzi väina ümber. Sellepärast see vastastikuse mõistmise memorandum alguses läbi kukkuski. Iraan keeldub lubamast laevadel Hormuzi väinast läbi sõita. Aga kui Washington jätkab seda operatsiooni, siis kuidas saab ta kaitsta omaenda Ameerika sõdureid ja samal ajal taas avada Hormuzi väina, ilma et libiseks pikemasse sõtta, mida praegu vähemalt kumbki pool ei soovi? Nii et praegu on see Ameerika juhtkonna jaoks piirkonnas väga otsustav hetk. Kui sa räägid piirkonna juhtidega, ma olin just eelmisel nädalal Aspenis konverentsil, kus kõneles Jordaania välisminister. Nad ei taha, et Iraan õõnestaks nende riiklikku suveräänsust, olgu see Liibanon, Jordaania, Iraak, Bahrein või mõni muu. Kõik need riigid on Iraani sekkumise vastu. Ja seega on see meie Ameerika Ühendriikide jaoks võimalus taas näidata nendele liitlastele, et me toetame neid, et me saame neid aidata raketikaitses ning samuti rünnata sihtmärke, mis olid nende vastu suunatud rünnakute algallikaks. Ja me peame seda tegema jõuliselt ning koos oma liitlastega ning tabama uuesti ka Hormuzi väina piirkonda. Kahjuks iraanlased ei soovinud laevadel läbi pääseda lasta. Ja sellepärast me selles olukorras olemegi. Seega peame mobiliseerima need liitlased Araabia maailmas, näitama, et me toetame neid kaitsepositsioonilt ning jätkama Iraanile surve avaldamist väinades. Et anda neile teada, et ka nemad kannatavad ja peavad järgima kokkuleppeid, mitte ainult läbirääkimiste laua taha tagasi tulema, vaid tegelikult täitma seda, millele nad alla kirjutasid. Kas mõnes neist Araabia ja Lahe riikidest kasvab hirm, et Ameerika Ühendriigid ei toeta ega suuda neid kaitsta, eriti viimase tunni jooksul? Bahrein on taas rünnaku all. Nagu te mainisite, on lugematud Ameerika baasid kogu Lähis-Idas viimase 24 tunni jooksul tule all olnud. Kuidas saavad Ameerika Ühendriigid jätkuvalt edastada sõnumit, et nad kaitsevad oma olulisi liitlasi selles piirkonnas? No, me peame seda tegema ja ma arvan, et Trumpi administratsioon, kuigi nad näitavad selles olukorras teatavat otsustavust, peab tegema rohkem, peab tooma need välisministrid kokku. Võtame näiteks Iisraeli on viimaste aastate jooksul saanud üle 30 000 raketi ja mürsu enda pihta. Meie Ameerika Ühendriikides teame, kui tohutu on Iraani ja tema käsilas rühmituste relvastus selles piirkonnas. Meil on vahendid selleks olemas. Meil on liitlased nagu Ukraina ja teised, kes on arendanud tugevaid raketitõrjevõimekusi, näiteks Ukraina puhul nende sõja tõttu Venemaaga. Me peame selle kõik kokku viima, alustama suurt diplomaatilist pealetungi, et need liitlased teaksid, et me oleme neile pikaks ajaks toeks. Ja kuigi viimastel päevadel see vastastikuse mõistmise memorandum, pean ütlema, tõi piirkonnas tõesti kaasa mõningast pinget, kuigi nad olid sõja lõppemise üle rõõmsad, nad olid Ameerika juhtimise suhtes ebakindlad. See on veel üks võimalus, eriti sekretär Rubinile minna kohale, et need Araabia liitlased teaksid, et me toetame neid, töötame nendega koos ja näitame üles tõelist juhtimist. Kui me seda ei tee, siis ma kardan, et jääme sellesse dünaamikasse, kus Iraan jätkab piirkonnale surve avaldamist ilma selge vastuseta. Nii et meie liitlased peavad olema meiega ja me peame nad täielikult enda taha koondama. Tõepoolest, piirkonnas on tegemist väga olulise hetkega. Joel, kui Iraan jätkab USA baaside ründamist, siis mis oleks järgmine aste sellel eskalatsiooniredelil, mida Washington pole veel kasutanud? Mida võiksid sa näha järgmise 24–48 tunni jooksul juhtumas? Ja ma püüan sellele vastata kahes suunas. Esiteks Washingtoni dünaamika, mis seisneb selles, et kongress tuleb sel nädalal tagasi.
Zendaya Tekoda võttis vastu sõjapidamisvolituste resolutsiooni, mis kutsub Ühendriike üles lõpetama seal oma sõjalise tegevuse ja see jõuab senatisse mõne päeva jooksul. Ja see avaldab president Trumpile survet, et ta ei eskaleeriks olukorda ega saadaks vägesid maale. Seega jätkub praegu õhusõda ja jätkub ka merelt. Võib-olla on meil võimalik kasutada raskemaid vahendeid, agressiivsemaid relvastusi ja pommitamistsenaariume, kuid praeguses etapis ei tule kõne alla midagi maapealset. Praegu ei ole selleks Ameerika Ühendriikides poliitilist soovi. Joel Rubin, tore on sind Siini24 News Englishi kanalil näha. Aitäh, et jagasid neid mõtteid. Aitäh kõigile!